Kaimelli või kuidas sind kutsutakse klassijuhataja? Kaimelli. Kaimelli, väga hea. Miks Euroopa Liitu vaja on? Selleks, et kindlustada riikide omavaheline läbisaamine ja võib-olla ka siis toetamine, ma arvan. Teineteise vahel. Nii see on nüüd riikide tasand, aga miks sulle seda Euroopa Liitu vaja? Mina kui õpilasena loodan saada sellest kasu selles mõttes, et kui ma tahan minna edasi õppima kuskile teise riiki, et siis oleks mulle kuidagi lihtsustatud. Kas sa tahad minna teise riiki edasi õppima? Ma usun küll, sest keelepraktika mõttes see oleks väga hea. Mis keelt sa õpid praegu? Inglise keelt ja saksa keelt. No Inglismaaga on varsti nägemist, et sellest ei ole Euroopa Liidu kontekstis mingit kasu. Aga ülikoolides on ikkagi võimalik õppida inglise keelena, et see on ikkagi kasulik. Hakka panema rõhku rohkem selle saksa keelele. Jah, panen. Väga hea. Taavi, sina oled kogenud eluvaatleja juba Kaimelliga võrreldes. Miks Euroopa Liitu meil on vaja? No minul on vaja sellepärast, et saaks autoga rahulikult sõita üle piiride, ilma et mingisugust jama oleks vahel, hoiab aega kokku ja väga mugav on ka. Kas sa tead, et me just siin Keit Kasemetsaga rääkisime, et see on eestlaste jaoks kõige olulisem põhjus, miks toetada Euroopa Liitu. See, et ei ole riigipiir, nii et sa oled täiesti tüüpiline Eesti mees siin praegu istud. Ja nii palju kui mina aru saan, siis kõige tüüpilisem on veel see, et väga hea on endal nagu sõita üle piiride, aga õudselt hea oleks see, kui keegi teine üle piiride ei tuleks. Kui saaks teistele veel piiri ette panna, siis oleks veel eriti hästi. Et see on nagu veel natukene puudu, äkki me siin Mati Maasikasega rääkisime, et selles suunas käib nagu põhiline töö praegu Euroopa välispoliitika ajamisel. No mis see tegelikult Keit Kasemets on, kui me võtame veel korra üldiselt selle üle, siin on kaks põhjust välja toodud juba. Noor inimene tahab Türilt minna õppima mõnda Euroopa linna, mõnda kas siis gümnaasiumisse või ülikooli ja kaugemale kui Paidesse ja Tallinnasse. Ja siis juba küpses eas Eesti mees tahab lihtsalt üle piiride sõita. Kas me sellega vabalt, ilma dokumente näitamata, kas me sellega võtamegi kokku Euroopa Liidu sellise juhtmõtte? Noh, ma arvan mitte ainult, aga tõesti nagu see vaba liikumine on praktiliselt kõikide eestlaste jaoks jah, see kõige olulisem Euroopa Liitu kuulumise põhjus. Aga kindlasti see majanduse pool ka, millest inimesed otseselt võidavad vähem, aga kogu see juurdepääs Euroopa Liidu turule, avatus, kõik see on kindlasti ka hästi tähtsam, millest te rääkisite Matiga enne, on ka nüüd see julgeoleku ja kaitse pool, mis tegelikult juurde tuleb. Lühidalt, ma arvan, need on peamised asjad. No Prantsuse president Macron, kui ta kujutas ette, et sellised inimeste omavahelised Euroopa Liidust rääkimise kokkusaamised peaksid toimuma, nakatas selle ideega siin Eesti valitsust ka. Ei pidanud muidugi silmas, et me nüüd tuleme kokku, istume lava peale maha, meil on siin 8 pudelit vett 4 peale ja siis kiidame pool tundi Euroopa Liitu. Pigem nagu need küsimused, mis meil tunduvad olevat õhus selle Euroopa Liiduga. Ja mille pärast nagu mure on, Taavi, mulle tundub nagu servamisi natukene seda muret väljendasid juba siis selle sisserände ja pagulasprobleemide kontekstis. Aga kui sa mõtled selle Euroopa Liidu peale, kus sa elad praegu, siis mis on need asjad, mille peale sa arvad, et peaks rohkem mõtlema? Siis poliitikud, valitsused, nii edasi. See on hea küsimus, kui ma nagu puhtalt enda kontekstis mõtlen, siis minu arvates on Euroopa Liiduga päris hästi. Aga kui ma nüüd natukene su küsimusest mööda hiilin ja räägin just võib-olla ka eestlaste kontekstis, siis mulle tundub, et nüüd, kui meil on seda Euroopa Liitu sisuliselt 15 aastat olnud, siis selline võib-olla juturing on hea selles mõttes, et väga paljud inimesed täpselt ei saa veel arugi, mis asi on Euroopa Liit. Ja ühest küljest, kui nendest hüvedest isegi saadakse aru, siis teisest küljest võib-olla nendest kohustustest ei saada aru ja võib-olla mõnikord mõeldakse isegi mingisuguseid kohustusi sinna juurde. Ja sellist selgitustööd on võib-olla vaja rohkem ära teha. Sa räägid natuke linnukeeli praegu, et mida sa silmas pead? Ei, ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et mulle nagu Taaviga väga nõus, et tihtipeale me võtamegi nagu iseenesest mõistetavalt mingid asju, mis me ei seostagi nagu Euroopa Liiduga. See sama üle piiride sõitmine, et sõidad ühest Euroopa otsast teist. Millest sa siis saad aru? Millest ta räägib? Need olid üldhumaansed väärtused, et ta tõi sulle selle mantli siin külmetades. Ma usun, et seda teeksid emad või siis lähisugulased või tuttavad või naabrinaised, ma ei tea, kes see oli, eks. Et seda teeksid üle maailma tõenäoliselt, et kui nad näevad, et sa külmetad, kas see on mingi euroopaline väärtus või ei ole?
tegelikult kui võtta suuremas pildis, siis kindlasti on nagu see aitamine, ühiselt aitamine, jah. Et väärtus olla koos ja siis aidatagi teisi ja teha seda ühiselt. Miks seda tegema peab? Selles mõttes, et ta ju ise külmetab seal praegu rohkem. Ta küll aitas sind, aga ise külmetab seal. Mis selle suure üksteise aitamise mõte sinu nägemuses on? Me oleme nagu suures mõttes nagu üks pere ja me peamegi nagu võib-olla ohverdama natuke endalt, et näiteks teisel saaks olla natuke parem, et kogu pildis oleksime võrdsemad olukorda pooles. Ma väga absoluutselt nõus. Keit, kas need väärtused on ka kuidagi ajas muutunud? See, mida Euroopa kontekstis räägitakse, mida Euroopa liidrid räägivad? Ma arvan, et laias pildis ikka see põhiväärtused on samad, et siin midagi lisada võib-olla, mis on ka mingis mõttes nagu iseenesest tõstavad asjad natuke abstraktsemad. Et mis on eestlastele ka muide tähtsad, et kui lugeda mingid jooneparameetri küsitlusi või midagi sellist, ongi siis demokraatlik valitsemine, mis ei ole üldse nii levinud maailmas igal pool, eks ju, siis õigusriikluse küsimused, mis me ka peame nagu loomulikuks, et see on paljuski ka siuke väärtus, mis ikkagi ongi Euroopa Liidu põhiväärtus, mis meile tundub hästi loomulik ja mida samas ikkagi Euroopa Liidu regulatsioonid aitavad kaitsta, inimõigused, sallivus, kõik niisugused teemad, et võib-olla jah, siin viimastel aastatel, kui selle sama rändekriisi kontekstis, et veidikene on neid põhiväärtusi nagu ära unustatud, aga laias pildis ma arvan, see on ikka sama ka nii-öelda see üldine tunnetus Euroopa Liidus. Ühtne kultuuriruum ka kindlasti, mis meid ühendab. Me rääkisime enne natukene sellest europarameetrist, mis omavahel vesteldes, mis näitab seda, milliseid väärtusi või milliseid olulisi asju ühes ja teises otsas Euroopa Liidus. Euroopa Liit ikkagi siit eriti Türilt vaadates on suur, ehkki gloobuse peale vaadates saad aru, et ega see nii väga suur ei olegi võrreldes, ma ei tea, Aafrika või Austraaliagagi. Mis need erinevad väärtused on, mis lähevad rohkem korda põhjas näiteks ja mis lähevad korda lõunas näiteks? Ja siis võtame kusagilt seal Saksamaalt ka, et tuua natukene seda võrdlust meie vahel selle Euroopa Liidu kodanikena. Jah, eelmisel aastal oli niisugune vahva lugu, et Euroopa Liit sai 60-aastaseks, oli siis see Rooma lepingute 60. aastapäev ja siis minu kolleegidel Brüsselis oli niisugune hea mõte, et võiks teha see väikse raamatukese, et 60 pead põhjust, miks olla Euroopa Liidu liikmed. Saksamaa põhjal, Saksamaa tegi selle esimesena. Ja arvati, et see on tegelikult ju lihtne, et tõlgime lihtsalt kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse ära, 60 põhjust ja ongi korras. Kui hakati tegema, siis muidugi selgus, et väga erinevad on need põhjused, miks siis Euroopa Liidus päriselt tahetakse olla. Et me räägime siin hästi palju vabast liikumisest, eks ju paljudele riikidele see on tegelikult probleem, et nähakse seda, et võetakse ära töökohad ja see ei ole ainult niisugune populaarne Euroopa Liidu väärtus, et me räägime avatusest, ka siin paljudele riikidele seesama vabakaubandus ja kõik, ütleme siis see turgude avanemine ei tundu päris nii populaarne, et võib-olla võibki kuidagi niimoodi selle piiri tõmmata, et siin põhja pool ja meie riikides just see avatus ja need niisugused laiemad põhiväärtused on kõige tähtsamad ja siis nii-öelda Kesk-Euroopa riikides, kus on ka väga palju ikkagi seda rasket ajaloolist tausta, et seal tegelikult see konfliktide ärahoidmine, riikidevaheliste konfliktide ärahoidmine ja niisugune suhete tagamine, millest sina alguses rääkisid, et tegelikult see on praktiliselt, ütleme, niisuguseid kõige olulisemaid väärtusi ja ütleme, majanduse pool kindlasti ka meil on tähtsam kui näiteks Lõuna-Euroopa poolsetes riikides, kus pigem on niisugused just väärtuste põhised teemad, mis on olulised.